Ahoi sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled jälle tulnud minu kanalile järjekordset videot ja seiklust vaatama. Küll aga tänane video tuleb natukene teistsugune. Teistsugune sellepärast, et mingi hetk üks vaataja küsis kommentaarides, et ma võiksin teha video nugade teritamisest või siis nugadest endast. Ja kuna mina nüüd ei ole selle valdkonna võib-olla nii suur spetsialist, siis ma ei hakanud selles osas sõna võtma. Küll aga tunnen inimest, keda ma väga austan, kellest tänaseks päevaks on saanud minu toetaja ja koostööpartner ning tema on see õige inimene, kelle kaudu siis seda asja teile edasi anda. Ja mina olen tulnud siis külla Tõnule, Tõnu Jürgenson, tuntud ka kui Pesakond Jürgensonid, ja tema on tõeline noaentusiast, kes teab väga palju nugade ajaloost, nugade teritamisest, kõik, mis seostub siis nugadega. Nii et käesolevas videos anname teile natukene ülevaadet erinevatest nugadest. Tõnu räägib, mis nuga kuhu valida, kuidas kasutada ja siis natukene noa teritamisest ka. Lisaks on mul üks kokanuga, mille kunagi ema mulle kinkis, mis on väga-väga nüri ja Tõnu hakkab sellega siis oma maagiat tegema. Nii et säti ennast mõnusalt siia video ette, haara süüa juua ja tunne ennast mõnusalt. No tere Tõnu! Tere! Kuida hästi läheb? Kõik läheb ära. Kõik läheb ära. Kuule, selline lugu on, et mul üks vaataja siin kirjutas ja tahtis siis teada natukene nugade teritamisest. Ja kuna mul väga palju nüüd selliseid tuttavaid ei ole, entusiaste, ainuke oled sina tegelikult, keda ma väga austan ja keda ma olen aastaid jälginud, siis ma kasutasin kohe võimalust ära, et teeme 2 ühest täna. Räägime natukene nugadest ja pärast äkki siis näitad natukene teritamist ja lisaks mul on sulle üks väljakutse ka kaasas, et mulle kunagi kingitud kokanuga, mis on jõle nüridaks läinud, et ei saa üldse hakkama sellega, et siis pärast teed oma maagiat sellega. Ma isegi ei kahtle, et sa saad hakkama. Aga mõtlengi, et hakkame kuskilt otsast pihta, et hakkame kõigepealt sellega, et kus sa üldse sattusid sellise noa vaimustuse peale? Kus ma sattusin? Ega seda joont on nagu väga raske täpselt tõmmata. Aga hakkame pihta sellest, et ma hakkasin päris 2000 alguses käima Soomes matkamas. Ja mind võlusid ära sellised nagu klassikalised Soome bussid, puukod. Siin on siis üks selline, võid kaamerasse näidata. Puuko. Ja võtame siis kõrvale teise klassikalise Soome bussi, Leuku. Leuku. Kas neil on huvitav tõlkes mingi nimi ka või? Jaa, seal on omad, ma ei taha nüüd täpselt nagu selgitama hakata, ma võin midagi natuke eksida, aga on küll jah, et need nimed ei ole ka päris juhuslikud, et nagu puutöönuga või äkki midagi sihukest on väiksemal sihukesel traditsioonilisel Soome bussil see taust nagu ja suuremad siis kasutati pigem sellise robustsema töö tegemiseks, mis vahel eeldas ka näiteks põdrasarvede ja põdraluude kontide kallal nii-öelda töötamist, et Põhjamaa tingimustes inimesed elavad ju üsna karmidega elu ja iga ressurss on alati arvel. Ja soomlased, saamid on alati väga oskuslikult kõike ära kasutanud, sest puudus oli see, mis dikteeris. Ja siis oli vaja instrumente, mis saaksid nii-öelda ülesandega hakkama. Ja tegelikult see, see sama Leukugi kujunemise lugu, me räägime siin umbes 1000-aastasest noa kujunemise loost kindlasti. Miks ta on selline ja nii edasi. Et ma olen ise ka tähele pannud, et eriti Skandinaavia maades enamus nugade käepidemed, et ongi kasutatud kas luid või sarvi. Ja, et see on selline tugev materjal ja ta ei mängi ilmastikuga ka. Puid tahes-tahmata on mõjutatud temperatuurist oluliselt rohkem, kuigi nad kasutavad ka puitu palju, aga kasutavadki siis seda kaske, mis on kasvanud
rabas, et ta on hästi tihe ja nii edasi, ja mida rohkem üles polaarjoone poole ja polaarjoonest nagu kõrgemale, seda tihedamaks see lähebki. Et kui me võtame nüüd need kased, mis kasvavad näiteks kuskil metsatundras, see kask võib olla seal 100 aastat vana, aga ta ongi ainult käevara jämedune, aga see on hästi tugev, hästi tihe materjal. Ja minul hakkaski pihta siis see, et ma hakkasin käima nii-öelda Soomes matkamas ja mõtlesin, et iga kord, kui ma käin Soomes matkamas, ma kuskilt kohalikust mingisugusest suveniiripoest, ka bensiinijaamades müüdi nugasid, võtsin endale nii-öelda meeneks ühe kaasa. Ja tekiski selline puukode, lõukude kogu vaikselt. Ja noh, sealt hakkaski see noa nii-öelda kollektsioneerimine vaikselt pihta. Väga lahe. No me kindlasti käime kõik erinevad noatüübid täna läbi, et ma tean, et mul siin vaatajate hulgas on niisama matkamehi, on kalamehi, on jahimehi, et me käime järjest need noad läbi, et mida kuskil, millist tüüpi nuga kasutada. Aga hakkame kõige algusest peale, et mina kui väikekülas üles kasvanud poiss tean juba, et igal kõvemal külapoisil oli oma taskunuga, et hakkame võib-olla taskunugadest, mis oleks selline taskunuga igapäeva kasutusse või siis millega saad ilusti metsas hakkama, et on sul taskus olemas ja teed siuksed erinevad asjad ära sellega. Ma laiendaks natuke isegi seda nii-öelda kasutusvaldkonda ja noh, ega inimene ei käi ainult metsas, isegi kirglik siukene matkahoolik, metsahoolik ja nii edasi. Et mis on minul alati, ma ei oska öelda juba aastakümneid võib öelda, taskus on klassikaline Šveitsi armee taskunuga, Victorinox. Ja ma arvan, sellega on enamus poisid lapsepõlves kokku puutunud, et kunagi oli väga popp värk selline. See on popp jah, ja miks ta popp ongi, et alates sellest, et sa saad nii-öelda veinipudelit lahti teha, minul on siin üks lisa, kuna mina kannan ka prille palju ja päikseprille, see on üks prillikruvide keeramiseks spetsiaalne kruvikeeraja, et sangad vajavad aeg-ajalt nii-öelda timmimist, kui loksuma hakkavad. Siis siin komplektis on loomulikult konservi avaja, siin on 2 erineva pikkusega terad, et mille jaoks nüüd vaja on mingid eriti peent nokitsemistööd teha, seenekest lõigata või mida iganes puutokk teravaks teha. Siin on saag, siin on, võtame välja, on ka metallisaag ja viil. Ja ma pean tunnistama ausalt, et kõige rohkem sellest komplektist ongi mul väinud vaja seda samat viili ja metallisaage, sest alati kuidagi ma satun seltskonda, kus mõni daam murrab oma küüne ära. Ja võt see on üks võimalus saada nii-öelda plusspunkte daamide silmis. Too oma käsi siia ja siis ma teen talle kiire maniküüri. Ja siis nii-öelda murdunud küün ei kriimust enam kedagi, ei jää kuskil riiete külge ja nii edasi. Ja Sindjal, minu kallil abikaasal, on ka täpselt samasugune taskunuga alati käekotis. Et see on väga mitte ainult härrasmehelik nuga, vaid see on ka väga daamilik nuga. Ja teine asi, mida siin tohutult palju läheb vaja, on need pisikesed käärid, mis on ka uskumatult efektiivsed, vaatamata sellele, kui väikesed nad on. Need võtavad päris visalt. Need on jah. Olen kasutanud, tean. Ja, et see on nüüd siukene asi, mis sõltumata sellest, kui palju sulle meeldib looduses käia, võiks olla tegelikult igal inimesel nii-öelda taskus või auto kindalaekas või kuskil portfellis või kuskil käepärast alati olemas, et sa leiad alati mingi kruvi, mida on vaja üle keerata, mingi pakendi, mida on vaja lahti teha, mingi küüne, mis on murdunud vaja ära viilida ja nii edasi ja nii edasi. Ja loomulikult, kui sa juba lähed kalale, lähed metsa telkima, matkama, noh, see on siuke abimees, mis tegelikult leiab endale kogu aeg rakendust. Et see on üks siuke hea asi, mida omada. Jah, see ütleks nii, et ma julgeks väita, et selle omamine on mõnes mõttes kohustuslik peaaegu. Aga edasi juba, mul on siin laua peal ka mõned siuksed suuremad, toekamad taskunoad. Et ma näitan kaamera poole ka, et tekib siis natukene seda, et milline välja näeb. Selline. Et need on juba nagu sellised käsitletavad mõnes mõttes kui siukene väikene buss, millega juba vajadusel sa saad veidike nagu suuremaid ülesandeid täita. Ikkagi kui tuli välja, läksid telkima, et sul telgivaiad olid maha jäänud, sa võtad selle kuiva kuuseoksa, mis iganes, sa saad need vaiad ära tehtud. Kui sa juba mängid nii-öelda ellujäämisliigas
veidikene kõrgemal kohal, siis taskunuga on täpselt see asi, millega nüüd nagu püüniseid teha. Kusjuures ilma naljata on olemas siuke ameeriklaste teleseriaal, Alone on nimi, ehk siis üksinda, kus nad pannakse loodusesse ja noh, võitja vist sai $500,000, kes viimasena ellu jääb nii-öelda. Ja seal ühes episoodis reaalselt sellise noaga võttis terve põdra maha, suure põdra, jooksis mitu korda ja erinevad korrad siis nii-öelda suskas teda, et täitsa sellise noaga suutis teha 1-0 suurele põdrale. Jah, et ja pärast siis veel kõik selle liha sealt ära puhastada ja noh, ära ja, rümp, just. Et selles mõttes ei maksa niisugust head taskunuga mitte kunagi alahinnata, et ta tõenäoliselt inimesele, kes käib palju matkamas, telkimas, on võib-olla üks primaarsemaid nii-öelda köögitoimingutega seotud instrumente tõenäoliselt. Pluss veel see, et kiirelt vaja panni labidas teha, veidike osavamad saavad sellega puulusikaragi tehtud ja nii edasi. Ideid alati tuleb. Et need on kindlasti ka üks hea variant kalameestele või lihtsalt looduses käijale, et taskus olemas ja saad väga palju asju ära teha. Just, see funktsionaalsus on nagu üsna suur. Aga liigume siit edasi, mõtlen näiteks ellujäämisnuga, mille sa valiksid? Et kui sul on see olemas? Ellujäämiseks ju tegelikult, kuidas öelda, sa oled nüüd looduse keskel. No võtame siuke bushcraft, ellujäämis, siuke loodusentusiasti nuga. Ja, et number 1, mida on vaja, et ellu jääda, on soojus. Et meil on, kuidas öelda, eriti just külmal hooajal, kui me oleme looduses, siis meil on aega 3 tundi meie kehal, et jääda nii-öelda ellu, kui on külm. Et 3 tunni jooksul me peame leidma lahenduse, kuidas saada süüa. Ilma veeta me saame hakkama 3 päeva ja ilma söögita 3 nädalat. Nii et kuskil niisugune hea nuga, millega sa saad näiteks metsas lõkke püsti, võiks olla suurem, massiivsem ja sisuliselt omada võimekust teha ära väikese kirve töö. Ja siin, noh, ütleme, minu silmis ellujäämisnuga tähendab nuga, millel on massi. Ma lähen metsa, ma leian alati metsast sellise käevarre jämeduse kuivanud kuuse, mille on juba koor maha tulnud, nagu me teame. See on ideaalne lõkkepuu tegelikult. Ja võt selle sama noaga, tal peab olema seda massi nii palju, et ma saan ta üsna energiasäästlikult tegelikult langetada, sest ellujäämise olukorras on olla ju energiasäästlik üks primaarsemaid asju. Me ju ei tea, kuna uuesti süüa on. Just. Jah, see sõltub. Et ei ole vaja nagu tühja rahmeldama hakata seal. Et selle jaoks nagu, ma ei tea, äkki mõnda kaamerasse näidata. No see on juba siuke käes hoides tunned, et on raske. Ja saab raiuda. Ja see juba isegi meeldib mulle rohkem. Ja see on Lion Steel, tal on väga hea käepide ja ta on täpselt siuke, et sellega raiud siuksed ümarpuidu ära, samal ajal saab puid lõhkuda, väga palju asju teha. No siin ma soovitan kohe, mida näiteks Rootsi armee Fälgniven A1 on täiesti siukene. Kas see oli see langevarjurite nuga või? Ei, see on üldine armee. See on üldine armee nuga. Ellujäämisnuga, mida selline Fälgniven soovitavad, et on täpselt siuke raiub ja lõikab, teeb mõlemat, et ühes tükis. Et jah, peenikese töö jaoks ta on natuke raske kohmakas, seda sa ei saa võib-olla kõige täpsemalt mõngeid asju teha, aga samas jälle ütleme, lõkke saad sellise noa abil nagu üsna kenasti üles ja sa saad temaga metsast, ütleme, varjualuse ehitamiseks vaja minevad igasugused puunotid, rondid, roikad, saad kõik sellega ära. Idee poolest on ta suuteline lõhkuma ka sisuliselt puupaku, mille nii-öelda läbimõõt, jätame talle 1,5 sentimeetrit, teiselt poolt, et sa suudad ära lõhkuda, et sa taod siia nii-öelda nuiaga talle pähe ja saad puupaku pooleks ja edasi nii-öelda algudeks. Et ellujäämisnoa puhul jah, on tähtis see, et ta suudaks teha nagu siukest raskeid ülesandeid teostada. Ja põhiline ongi siis saada lõkke üles, kuiv materjal ja varjualune on siis nii-öelda järgmine asi, mille poole nii-öelda liikuda. No mul endal on praegu lemmiknoaks kujunenud see pökker. No seda te olete varem videotes ka näinud, et see on ka mul Tõnu käest saadud.
ja minul on ta põhimõtteliselt siis nii kokanuga. Ma tean, et kui ma pean nüüd homne päev sellega metsa jääma, ta teeb mul kõik asjad ära, sest ma olen seda juba piisavalt katsetanud. Ma tean, kui suuri puid sellega saab raiuda, jämedad pakud võtab läbi, et see on niisugune väga lisaks tulepulk, olgu ka alati kaasas. Et noh, igaüks muidugi valib ise, et milline temal see ülesehitus on, millega ta metsa läheb, aga minul on 2 asja, et nuga, mida ma usaldan, millega ma olen juba kogenud ja siis võiks olla tulepulk ka seal kaasas, et kui need 2 asja on olemas, siis vähemalt mina tean, et mina saan enda peale lootma, et ma ei saa nüüd teiste inimeste kohta rääkida, aga ma tean, et minu vajadused rahuldab see ära. Kõige tähtsam asi on tegelikult oskused. Just. Et on niisugune hea ütlus, mulle õudselt meeldib, et seda ütlesid nii-öelda vanakooli rallimehed. Sõitjamees sõidab sea seljas ka. Aga nii on tegelikult, jah. Ja kõige parem nuga on alati see, mis sul on olemas. Jah. No parem olgu ükskõik, mis asi olemas, aga nii kaua, kuni täna me ei ole veel selles nii-öelda kriisisituatsioonis ja me saame täna valida, siis on väga mõistlik teha nutikad valikud. Just. Et see on sama nagu, ükskord ma tegin ka selle video nugade tutvustusest ja seal tekkis natukene siukse kahetisi tundeid inimestel, et mis mõttes nii kallis nuga, aga samal ajal on see, et mõni mees ostab endale auto, aga enam rehve ei suuda osta, et kas ta on siis jätkusuutlik, et no ei ole paraku. Jah, et nuga on ju samamoodi, ta on tegelikult ühekordne investeering. Kui sa ikkagi võtad kvaliteet asja, siis ta on tõesti investeering, et no mina ütleks niimoodi, see on ma rõhutan, subjektiivne arvamus asjast, et kõik me oleme nõus sellega ilmselt, et Toyota Corolla on maailma üks paremaid autosid. Ei lagune, säästlik, sõltumata mootorist ja nii edasi. Ja ei olegi probleem sõita temaga võib-olla 1 000 000 ja nii edasi. Ja see teedki kõik ülesanded ära. Viib su punktist A punkti B. Aga kui sa saad korra istuda Lexuses. Vaat siis tekib juba isu, et jah, vaat see ongi see, et seal see vahe sisse tulebki, et Corolla teebki kõik ära, aga Lexus teeb seda niimoodi, et sa naudid protsessi. Just. Seal see vahe ongi. Aga muidugi nugade puhul on ka tõsi see, et väga palju on, siukse, kuidas öelda, minu silmis nõrga kvaliteedi esindajaid. Ja kui me räägime nüüd selles kontekstis, millise noaga oleks võib-olla hea metsas toimetada, siis see on noa konstruktsiooni niisugune tugev, vastupidav disain. Ja selle eelduseks minu silmis peaks olema, võtame selle sama sinu Bronco, et siin on näha, noa rood ulatub läbi käepideme peaaegu sama laialt, kui on nuga ise. Ma nüüd võtan siin näitan korra kaamerasse ka, et Tõnu siis pidas seda siin silmis. Või siis võtame kõrvale näiteks selle, et see on nagu absoluutne täisrood, kus on siis nii-öelda käepideme põsed kruviga lihtsalt brutaalselt külge keeratud, et anda niisugune nii-öelda käele mugav ergonoomiline mass põhimõtteliselt, et oleks mõnus seda käes hoida. Nüüd see täisrood konstruktsioon, see on oluliselt tugevam, sest väga paljudel nugadel on siin käepideme sees, näiteks võtame selle sama Puukogi, et siit on tahapoole kitsenev, niisugune nii-öelda rotisabaks minev. Et kuni sa teed telgivaiasid, lõikad vorsti, nokitseb puust midagi, sul ei olegi rohkemat vaja. Aga kui ma nüüd hakkan metsas nii-öelda kuiva kuuska langetama, nagu siit tagant näha, on seda nuga juba parandatud ja seda on tegelikult mitu korda parandatud. Vaat seal tulebki see esile, et selline tugev, robustne, täisrood konstruktsioon, see lihtsalt on vaieldamatult kõige tugevam. Et niisuguse metsanoa puhul see on esimene asi, mida mina vaataks, ja kui sa nüüd minu noa kogu siin üldse silmitsed, siis sa näed, et nagu suurem osa on kõik sellised. Kõik ongi sellised. Seda ma olen ise kogenud, et kunagi kui mingeid nugasid ostsin, siis lõpuks kui läks raiumiseks, siis juhtuski see, et ma võtaks mingi noa näiteks. Võtame selle siit. Et ühesõnaga hakkasid midagi raiuma, aga nagu Tõnu selgitas, siis see osa siit oli nii peen, et kui sa sellega peksid või lõid siia peale, siis hakkas see juhtuma, et ta lihtsalt siin sellest käetugedest vaata murdus väljapoole. Et kuna siin terve see osa on sama lai kui see nuga ise, siis siin ei saa sellist asja juhtuda. Küll aga kui ta läheb siin peeneks, siis minu
kogemus ongi olnud see, et lihtsalt esimesena annab järgi see käepide siin. Ja. Ja nüüd, kui me peaks olema olukorras metsas, kus mul see käepide ära kaob, siis on natukene kehvasti. Jah. No, ebamugav. Noh, okei, võib-olla seal oskaja mees teeb endale kohe ise uue käepideme, ma ei tea, seal saab ikka. keedad vaiku ja liimid. Tõmbab kas või mingi kaltsu ümber, on juba ajutine lahendus. Aga vaata ongi, et pikas perspektiivis. Ühel juhul ütleme, et siin kannab käepide tera. Siin kannab tera käepidet. Rõhuasetus on täpselt vastupidine. Et täisrood on see, mida mina nagu usaldan selle koha pealt 100%. Ka minul on tekkinud see usaldus selle vastu. Ja ellujäämisnoa ja ütleme, isegi kui meie hobi on lihtsalt matkamine, lihtsalt telkimas käime looduses, siis see nuga, millega soosse lähed, mina paneks rõhuasetusse sellele, et ta oleks just nimelt tugev konstruktsioon. Nii, liigume mingi loogikat pidi edasi, et ma mõtlengi, mis võiks olla näiteks, äkki näitad erinevaid variante, et alustades tavalaagerdujast, kes käib lihtsalt RMK platsil, millised variandid noad võiks olla ja sealt edasi juba, et kui oled juba kalamees või juba bushcrafti entusiast, et millised need noad võiks olla. Et hakkame kõige algselt peale, et kui sa oledki lihtsalt käid perega telkimas või meeldib RMK radadel käia, milline oleks siuke kindel valik sinu arust? Kui sa käid lihtsalt armastadki telkimas või matkal käia ja tõesti neid raskeid ülesanded, nagu ma kirjeldasin, ei pea täitma, siis seesama klassikaline Soome puuko on tegelikult piisavalt hea. Ja selle samas paned vöö peale, hooldad, teritad, ta ei ole raske. Ta on odava hinnaga. Umbes see nuga on võib-olla sinna 50 € hinnaklassi kanti, võib-olla isegi gramm odavam ja nii edasi. Ja samas ütleme mõistliku kasutamise juures siis pärandadeks isalt pojale. Just. Ja nii edasi. Aga ütleme, et siuke üldine laagri nuga, mis oleks võib-olla universaalne, siis mina tahaks siin tuua välja ühed mõõdud. Et üks universaalne nuga, tema terapikkus võiks jääda sinna näiteks 115 kuni 130 millimeetrit sellesse vahemikku. Ja kus see number on nagu tulnud või tekkinud, sellel on tegelikult oma ajalooline taust, mis tegelikult on peaaegu 200 aastat vana ja vot Ameerikas, Kanadas oli siukene nähtus, oli siuksed mehed, keda kutsuti mountain man, mäemehed. Ja need olid niisugused trapperid, elukutselised kütid, kes nii-öelda kaardistasid seda metsikut Põhja-Ameerikat, olid nii-öelda rajaleidjad ja nemad olid ka kütid, kes nii-öelda elatusid karusnahkade müügist ja nii edasi. Ja vot nüüd, kui uuriti nagu nii-öelda, mis tööriistu nad nagu kasutasid, ajaloolased süvenesid, siis väga palju oligi sealt nii-öelda tulnud sellises mõõdus nugasid just, et see oli selline üks universaalsem, et sellel on tegelikult tugev ajalooline taust täitsa olemas. Ja sealt tulebki siuke 1000 aastat kasutaja kogemust. Jah, umbes niimoodi. Aga jah, ehk siis võtame, kui siin on see nuga, millel terapikkust ongi 115 ja paneme siis siia kõrvale 130, see 1,5 sentimeetrit vahet, aga see ongi täpselt selline, et sellega on sul mugav toidu kallal õiendada, toimetada. Sellega saad sa nii liha, kala, mis sul iganes on seal, kartul kaasas, õun ja nii edasi. Sellega on mugav. See on veel enam-vähem mugav, kui on vaja puust midagi teha. Sa saad siukseid peenmotoorikaga, nii-öelda peenmotoorilise oskused eeldava töö ka ära tehtud. Täpselt puulusikad midagi ja veel lühem oleks veel parem, on ju. Aga juba hakkad saama nagu siuksed igasugused vaiad, igasugused ma ei tea, lõksude mehhanismid välja puust niimoodi lõigata, et see on siukene hea mugav lõkke ette valmistada, pirdu lokitada ja nii edasi, et see on üsna siukene veel mugav formaatne. Ja teine asi, et see on veel see piir, mille sisse mahub see, et ma võtan nüüd mingisuguse puupaku, puualu ja saan teda poolitada nuia abil või nii edasi, see on just midagi, mida mina alati jälgin, et kui meil on nüüd tegemist sellise, võtame lühema noaga, võtame kohe vöö pealt, ütleme, et see sellega saad samamoodi ju, saad asju teha, vormida. Jah, aga kuna see on juba alla
kui ma õieti mäletan, kas see oli äkki 97 mm, siis liiga jämedat puu pakkuma sellega ei poolita. Teras kui sihukene ehk peab vastu, aga jah, ütleme, et nuga ise võiks olla selle töö jaoks pikem. Ja noh, ütleme, et ma arvan küll, et sihuke universaalne laagrinuga, metsas käimise nuga jah, võiks nii-öelda sellesse vahemikku ja taaskord ikkagi mina olen täis roodnoa usku pigem. Nüüd, kui ütleme, et meil on palju nagu sellist tööd, mis võib-olla eeldab niisugust tugevat kontrolli tera üle, kuidas nuga peaks nagu puidukiudude vahel liikuma, siis siin me jõuame jah, nüüd ütleme sellisesse kohta, ma võtaks kohe äkki 3 nuga näitamiseks tagasi, taas uuesti vöö pealt. Võib-olla õnnestub neid 3 siin näidata. No ma näitan kaamerasse niimoodi, et mulle endale meeldib see tera siin väga huvitav selline. See on nii-öelda seaksi ehk siis merekirve nii-öelda juurtega. Et need on sellised täpselt sellised nokitsemisnoad. Taha midagi teha. Lühike tera, korralik, mugav käepide, isegi ma ütleks nii, et kohakuti võib-olla massiivne käepide ja sul on hea kontrollida, teha kõik võimalikke eriti peeneid töid sellise noaga. Nii et see on siuke nii-öelda jah, käsitöömeistri. Noh, seal pool on sul ka üks siuke. See on hea variant, et jälle, kui käite metsas, et siin on juba siis selline plastikust nii-öelda see noatupp ja lisaks siin on ka siis see tulepulk küljes. Ja siin on isegi hästi on see, et ta on siin vahel niimoodi tuugalt kinni, et ta ei kao niisama ära, et kui minu Broncol on oht, et kukub välja, kaob ära, siis siin saab veel kindlam olla ja teiseks see nuga on ka selline, et ütleme ellujäämise kontekstis või kui tahab bushcrafti teha, et sobib ka väga hästi. Ta ongi jah põhimõtteliselt disainitud nii-öelda bushcrafti noaks, et ütleme niimoodi, et oleneb, mis tasemele meie oma sellise looduses viibimise oleme viinud oma oskuste koha pealt, aga näiteks kui inimese tase on juba jõudnud sinnamaale, et ta ei pane mitte välgumihkli ja kanistide ja vedelkütusega lõket põlema, vaid ta teeb näiteks tulevurri vibu ja hakkab lõket süütama, siis tegelikult sellise töö jaoks ongi ütleme selline nuga, mille on odaotsa profiil kõige parem, sest kui ma nüüd hakkan vurripesa tegema, siis kui nüüd jookseb teravik täpselt keset käepideme liini, saan ma kõige täpsemalt nii-öelda selle vurripesa augu sinna pajupuu sisse teha, mille pealt ma siis pärast hakkan kasepulgaga nii-öelda vibu abil seda sütitamissodi nii-öelda välja nühkima. Et sükene väikene nüanss asja juures. Ma küsiks, sina kui ikkagi noa ekspert, entusiast, ellujääja, paljudel inimestel ikkagi nemad vaatavad seda finantsilist poolt ka, et võib-olla vahepeal on väga raske suurt summat välja käia noa eest, kuigi siin laua peal on ma isegi ei liialda, kui ma arvan mingi üle 10 000 euro eest nuge. Umbes, jah. Et mis see nagu sinu soovitus oleks, et kui me võtame sellise kuldse kesktee, et ta ei oleks liiga kallis, aga samas ta ei oleks liiga odav, et selline taskukohane esimene nuga, investeering teha, mõni minu vaataja mõtleb, et on tükk aega mõelnud, millist nuga hankida, et mis see siuke, ütleme, võtame siin, võtame näiteks, ma räägin nüüd enda sellest vaatepunktist, et minu esmane mõte oleks siuke 50 kuni 120. Et milline selline nuga oleks siit võib-olla kohe? Ütleme, mina julgen täna väita, et 50 eest on võib-olla võimalik, aga väga raskeks läheb leida mõni siukest väiksemat formaati nuga. Et ma ikkagi eeldan seda, et nuga, mida ma tahan soetada, mulle müüakse usaldust. See peab tulema kasutaja kogemusest ka, et sa ei osta uupi. Ja ütleme, et ikkagi, kui me liigume sinna 3-kohalisuse poole matemaatikas, lähevad need valikud järjest panemast. Et mina ikkagi arvan seda, et parem ma ükskord nutan ja eluaeg naeretan nuga ostas.
jah, et nii see on ju, aga noh, ütleme, et võimalused on inimestel erinevad ja see on tõsi. Ja ka minul siin laua peal on tegelikult, ma mõtlen, kas mul siin üldse on mõni nuga, jaa, see taskunuga on alla 100 euro. See on kuskil sinna äkki. No minul see pakutud summa oli siuke lihtsalt näiline. Noh, ütleme, et seesama on Puuko oli 50 eurot ja tegelikult see on tubli ja see mul on olnud üle 20 aasta ja on tegelikult paar korda end parandatud ja ma leian, et nagu ennast ausalt teeninud. Aga kui, ütleme ikkagi tahta nagu sellist nuga, mida ikkagi sa täiesti aga võtame niipidi, et esimene investeering, aga mitte väga kallis. Et näiteks mingi 2-3 tüüpi nugasid, millele tasuks oma esimene investeering võib-olla noa osas panna. Kui formaati võtta arvesse, siis ma võtaks esimeseks noaks ikkagi täpselt sellise universaalse, mis jääks sinna 115-130 terapikkusega vahemikku. See on, ütleme, üks siukene, mis tegelikult teeb enam-vähem kõik asjad ära, aga ta pole mitte üheski asjas võib-olla tipptasemel, aga üldiselt ta teeb kõik asjad üsna kenasti ära ja kõik see ikkagi sõltub su enda oskustest. Ja kui nüüd ütleme sellega on sina peal ära saadud ja tahad juba näiteks ütleme kummas suunas kõigepealt liikuda, kas see, et hakkad peenmotoorseid harjutusi ja ülesandeid täitma metsas mingite puunottide kallal, siis järgmiseks ongi võib-olla midagi sellist väiksemat. See nuga näiteks ongi peamiselt puutöö jaoks loodud, kuigi ta on ka tegelikult ametlikult nagu ellujäämisnuga. Sellel on üldse oma story. Ja kui liigud nüüd ellujäämisnoa poole, mis saad omal nii-öelda lõkke üles ja kinnisvara arenduse, ütleme, et ma isegi kohakuti võiks öelda niimoodi, et need sellised enam-vähem pädevamad suuremapoolsed ellujäämisnoad võivad olla isegi odavamad kui näiteks sellised väiksemad nokitsemisnoad või universaalsemad sellised üldnoad nagu. Nii et, aga rahast rääkides, ma nüüd kuidagi hiilisin sellest küsimusest mööda, sorry, ei ole lugu. Aga jah, ütleme, et minu isiklik arvamus on see, et alla 100 euro on raske tegelikult leida head. Kindlasti leiab, aga raske on. Ei ole võimatu. Et pigem soovitakse ikkagi investeeringut, et see on ikkagi pikaajaline asi. See on pikaajaline jah, nii et nii ta on. Et vinte pole mõtet üle keerata. Siin laua peal on ka mõni näide näiteks nuga, mis on 525 eurot. See oli nüüd DRC vist, jah, see on DRC. Jah, et kas sul on vaja nüüd süsinikfiibrist käepidet ja süsinikfiibrist nagu tuppe, tegelikult ei ole vaja. Ja, aga ei ole vaja Rolexi käekella ka, aga kui on võimalus. No muidugi. Jah, miks mitte. Okei. Ei, väga lahe. Selline ülevaade, et nugasi on palju ja kindlasti kui kellelgi on küsimusi, siis nagu ma video alguses ütlesin, et mina ei ole võib-olla see õige mees targutama, aga vähemalt mul on tuttavaid ja inimesi, kelle peale ma saan loota kohe küsimustega tulla. Kui teil ka vähegi rohkem küsimusi on, siis kindlasti ma usun, võite Tõnu poole pöörduda ja ta aitab teid hea meelega. Kus ma juba tean, mis küsimusi hakkab tulema? Nii. Mida minu käest tihti küsitakse? Sooduskoodi. Pigem see, et kas roostevaba või süsinikteras. Ja selle koha pealt liigub ka väga palju müüte. Näiteks ma olen nii palju kohtanud seda, kus inimesed arvavad seda, et roostevaba noaga pole võimalik tulerauaga üles sädet saada. See on täiesti vale. On võimalik. Inimesed paljud usuvad seda, et roostevaba noaga ta ei magnetiseeru. Väga hästi magnetiseeru. Väga huvitav. Jah, täiesti. Et väga hästi jääb magnetik külge. Et neid nüansse on väga palju ja siin ei saagi üheselt öelda, et mille jaoks nüüd. Mina täna valiksin, kui mul on prioriteet pigem toidu kallal nokitsemine, siis igal juhul roostevaba teras. Igal juhul. Nagu mina, et praegu peamine rõhk läheb alati toidu tegemisele, aga küll ta siin ka teistmoodi vatti hakkab saama. No ma usun küll, jah. Vot, kuule, aga natukene siin katsetan, uurin su nugasi ja siis liigume üle teritamise juurde. Mul on üks kokanuga, mille sa, ma arvan, teravaks teed. Ja siis, kuna nüüd see Bronco on ka omajagu vatti saanud, et käime selle Broncoga korra üle. Käime ta üle, et siis sa saad pakkuda teravaid elamusi vähem. Ja siis vaatame juba järgmistes videotes, et kuidas sellega õnnestub.
Ja lähme siis nugade teritamise juurde ka, et mul on siin see Bronco, mille ma Tõnult sain endale kasutamiseks. Ja kui ma juba meistri juures olen, siis me paneme kohe ta teritusse ka, et ma ise natukene suutsin ta ära nüsida, sest ma alustasin vales järjekorras teritamisega, aga õnneks saab see viga kohe parandatud, et Tõnu paneb oma maagia tööle. Ja pärast siis Tõnu näitab, kuidas ta minu kokanoa ka teravaks tegi. Teritamise puhul tuleb alustada sellest, et tuleb nuga tupest välja võtta. See on üks oluline asi. Aga, et kui ma nüüd käega katsun, kõige kehvem mulle ta ei tundugi. Aga paberit, näed, pehmet ei lõika. Jah, pehme paber ei tule. Jah, ei ole mõtet siis kõvat hakata proovimagi. Ja okei, ma kõigepealt inimestele veidike valgustan teritamise mõnda põhimõtet. Et üks asi, sa võidki minna kuskil tööriistapoodi, osta endale mingi siukse luisu, mis maksab seal ei midagi praktiliselt, mõned eurod ja nii edasi. Ja mida kärnasem ta on, siis tunne on, et nagu nuga on pärast maru hea. Aga kui nüüd seda teraharja vaadata suurendusega, siis on näha, et ta on sisuliselt nagu saag. Ja tänu sellele ta siis nii-öelda nagu lõikab. Aga tänu sellele, et ta nagu on siukene hambuline, ta läheb ka hästi kiiresti nüridaks. Et sellepärast tulekski, et nuga kauem tera hoiaks ta võimalikult nii-öelda siledaks, sõna otseses mõttes lihvida, poleerida, hoonida. Nii et võtame siin ka praegu sellise riistapuu nagu Worksharp, siukene lintteritaja ja siin on mul laua peal siis praegu hetkel 1, 2, 3, 4, 5, isegi 6 erineva abrasiivsuse astmega. Mis see siis tähendab abrasiivsus? Kui kärnane ta on, kui kare ta on, nagu lihtsamalt öeldes. Erineva selle kärnasusastmega linte ja alati tulebki nii-öelda selle kõige kärnasemaga alustada. Praegu ma kõige kärnasemaga nii-öelda ei alusta, sellepärast ta ei ole nii hullusti nüri, et ei ole vaja sul siit midagi suurelt maha lihvida. Et tõmbame natukene siit metalli lihtsalt vähemaks ja siis hakkame juba peenemate lintidega teda vähe teravamaks tegema. Aga kuna on üldse mõtet, tegelikult on see väga hea küsimus, et kuna on mõtet umbes selline kuskil 250 eurot maksev masin omal osta, siis kui sa kasutad nugasid palju, alles siis on see mõte osta. Muidu saab nii-öelda kividega hakkama, aga ütleme, et noad oleksid head teravad ja hoiaksid teravust kaua, siis asi ei ole mitte ainult sellest, mis terase margist on tera, milline on karastusaste, vaid tegelikult ka see, kui kaua üks nuga tera hoiab, sõltub sellest, kuidas sa oled nuga teritanud. Võib olla üsna pehmest terasest nuga, aga kui on nii-öelda hästi teritatud, siis tegelikult hoiab ka. Ja mis on ikka, paneme nüüd masinad huugama ja pärast räägime veel erinevatest teritusvahenditest juba ja milliste teraste puhul, milliseid ma nagu soovitan. Mõne sõnaga jagan ka neid mõtteid. Nii, nüüd sai siukse veidikene kärnasema lindiga veidike seda metalli maha võetud siit teraharja lähedusest ja nüüd võtame siit midagi, mis on veidike siledam. Ja nüüd alles hakkabki nagu pihta, see, mida mina nimetan teritamiseks. See, mis ma praegu tegin, oli siis see, et ma kandsin nii-öelda hoonimislindi peale uue kihi seda poleerimispastat. Ja nüüd läheb siukseks tegevuseks, mida nimetatakse hoonimine. Et kes on mõnda automootorit remontinud, siis teab, mida see mõiste tähendab. Vahepeal on vaja selgitada, et kas on vaja veel edasi teritada. Ja on. See tei kaikki. No, õnneks näed ei lõika. No, ta lõikab, aga hetkel ma ei ole selle tulemusega päris rahul. Et nüüd paneme uuesti
nii-öelda mingi kärnasema lindi siia tagasi ja lihvime teda veidikene veel. Selle noa puhul see mind ei üllatagi, et sellise noa teritamine isegi sellise lintteritaja peal võtabki aega, mille pärast see teras, mis see on, CPM 3V teras, vaatame, kas on just näha, Ikka. selle terase retsepti kallal töötabki umbes 40 aastat. 40 aastat võttis aega, et tuleks nii-öelda see lõplik tulemus. Ja see on siis nii-öelda külmmetallurgia pulberteras. Ja see teras loodi selleks, et töödelda teisi teraseid. Juba teraseid, mis on isegi karastatud. Ja kui nüüd sellest terasest on tehtud nuga, siis ilmselge on selle teritamine natukene selline, noh, ütleme niimoodi, et kui me lähme klassikalise tavalise luisu peale, siis see nuga lihtsalt sööb ise luisu ära. Aga tulemust loodetavalt ei tule. Ja vot, nüüd me jõuamegi selline, kuna on mõte omale selline asi osta, alles siis, kus on olemas nuga, mis on mingit laadi pulberterasest. Sest tavalised luisud tegelikult paraku oma ülesannetega hakkama ei saa. Et siin peab olema kas siis lintteritaja, pärast ma näitan lähemalt, või siis selline teemantplaat, teemanti peal teritada, või kõige võib-olla lihtsam ja odavam variant on osta kuskilt tööriistapoest mingeid liivapabereid, mis on mõeldud terase lihvimiseks. Ja need puuklotsi peale panna ja nii-öelda liivapaberi peal teda teritada, aga käsitsi nühkides, varuga omale söögid, joogid, tass kohvi kõrvale ja nii edasi, et see on pikk protsess. Et isegi lintteritaja peal meil võib ära minna siin 3-40 minutit, aga kui meil on lihtsalt nüüd nii-öelda ainult kivid, plaadid, siis tuleb rohkem aega varuda veel. Aga ma üritan nüüd asjast asja saada. Nüüd sai siis see nugaga lõpuks ära hoonitud, ehk siis üsna niimoodi mõnusalt ära lihvitud. Aga millest mina soovitan tegelikult hoiduda? Noh, ütleme, et selline nuga, mida sina kasutad näiteks metsas käies, looduses olles, millega sa teed puutööd ja noh, ütleme ka kõik võimalike neid toite, mis seal lõkke ääres, telklaagris, kus iganes sul hundiurus nii-öelda valmivad. See nuga ei pea olema habemenuga. Sest võt, kui nüüd ajada, ja ta saaks ajada veel teravamaks, teha tast sõna otsa võttes habemenuga. Aga võt ongi see on see, et kui sa selle esimese õhtusöögi ära teed, esimesed, ma ei oska öelda, mingit laadi pirrud lõkke jaoks lokitad ära, lööd mingit laaste, puualust, puualg on alati meil pealt abrasiivne, seal on liiv, seal on tolm ja nii edasi, siis see nii-öelda habemenuga lakkab olemas. Ja selle ei ole mõtet, et see sihukene metsanuga, see peab olema alati küll terav, aga ta ei pea, isegi ma ütleksin, et ta parem on, kui ta ei oleks habemenuga. Nii et üle pole mõtet vinti mitte kunagi keerata. Praegu ta on, ma arvan, piisavalt selline, et saab kõiki asju teha. Nagu antud reklaam näitas, siis oli. Oot, aga nüüd läheb nuga tupme ja peremehe kätte. Täname. Palume. Sa panid tähele, et kui ma siin nüüd lindi peal nuga teritasin, siis ma ütlesin siin sõrmi ka tera peal. Et see ei ole mitte ainult lihtsalt sellepärast, et mul ei ole kätt mitte kuhugi mujale panna. Ja mitte ainult sellepärast, et nii-öelda kuidagi nuga oleks stabiilsem, vaid kuna on tegemist. Siin tuleb oluline tarkus. Roostevaba terasega, siis roostevabad terased kui sellised on õhkkarastuvad. Ja ma pean sõrmega tunnetama, kui kuumaks läheb tera. Et ma teda liiga kuumaks selle lindi peale ei ajaks. Ja pärast nii ütleme, et kui nüüd tekib see viga, et ma ajan lindi peal selle tera liiga kuumaks,
ja panen ta siis pärast laua peal jahtuma, siis ma võin selle nii-öelda meistri poolt terale antud karastuse kogemata rikkuda. Et see on niisugune oluline asi, et kui nüüd üldse vahet ei ole, kas lindi peal, käia peal, mis iganes asjaga, mis ajab suured pöörded üles nüüd ütleme roostevabast terasest nii-öelda nuga teritada, siis tuleb kogu aeg tunnetada, et ta ei läheks liiga kuumaks. Kui on palju vaja maha võtta, protsess nõuab see töö aega, midagi, teedki vahepeal pausi, panedki noa käest ära, ei lase kuumaks minna. Et see on niisugune oluline nüanss, mida tasuks meeles pidada. Hetkel ma olen siis sinu kokanoa puhul kasutanud 4 erineva abrasiivsusega linte ja viimane, kellele midagi nüüd ütleb, siin on 20 000 või 22 000 see abrasiivsuse aste, et üsna siuke peenikene, kui katsub pealt, on siukene mõnus lateks umbes tead. Et sellega anname siis nii-öelda viimase kuidas öelda, lihvi sõna otseses mõttes. Ja miks see vajalik on, ongi see, et mida rohkem me teraharja ära poleerime, et siin nii-öelda, kui nüüd vaataks nagu suurenduse all, et ta oleks võimalikult sirge ja oleks nagu sellist reljeefsust mikroskoopilist. Sest kui jääb terale mikroskoopiline reljeefsus, siis lõigates tahes-tahmata nuga hakkab üritama neid tasandada, ehk läheb nüritamaks. Aga kui see pind nii-öelda on mikroskoopiliselt ka tasane, siis tänu sellele tera püsib ka kauem terav. Nii et mida rohkem tera lihvida, seda kauem ta tegelikult ka terav püsib. Ja pärast ma näitan ühte abivahendit, mida tegelikult iga noa inimene võiks, või inimene, kellel on nuga, endal kas või ise teha, mis tegelikult aitab lihtsa vaevaga hoida nugasid üsna pikka aega üsna heas nii-öelda teravuses. Mul on nüüd käes niisugune asi. Muidugi ta on multifunktsionaalne, et nii-öelda abikaasaga seda intiimelu rikastada, siis meil on see õhtul see Spank Me Baby. Aga kui nüüd seda Spank Me Baby varianti ei ole, siis siin on tükk vineeri, mis on nüüd välja lõigatud. Siin on käepide mugavam ja kaunim oleks nahk ümber pandud ja üks tükk nahka mingist vanast portfellist või ma ei mäleta mingist tagist või millegist välja lõigatud, peale kleebitud. Ja võt siia mõõrun sellist asja nagu poleerimispasta. Seda näiteks see konkreetne klots, selle ma ostsin ka rautast. Aga ma usun, et igasugustest muudest poodidest leiab ka seda. Ja see tekitab siia naha peale sellise mikroskoopilise, hästi peene abrasiivsuse. Ja see annabki nüüd noale sellise viimase lihvi. Et see silub kõik võimalikke konardusi maha. Ja see aitab ka nii-öelda seda tera hoida teravana. Et ei pea alati, kui tunned, et nuga ei lõika, kohe ronima nii-öelda kuskile kivi peale või mingit erituspulga peale või midagi siukest. Tegelikult piisab sellest, et sa tõmbad mõned 10 korrad ühtpidi ja siis teistpidi. Silud ära kõik võimalikud nii-öelda mikroskoopilised siuksed ebatasasused. Puhastab nii-öelda noa ära. Igasugust mikroskoopilist sodi võib alati noa külge jääda, mida pestes kõike ei pruugi maha saada ja mis tegelikult ka mõjutab seda, kuidas ta lõikab. Aga see ilusti lihvib nii-öelda, ma ütleks nii, et praktiliselt täiuslikult asja ära. Ja nüüd tõmbame millegiga, näiteks puuoksaga. See on maas olnud must, nahk. Nahatükk on väga hea. Tõmbame veidikene puhtamaks seda. Jep. Niimoodi. Läks veel. Puhastama. Nii kui
papa tegutseb, siis on vähemalt poisil ka tegevust. Ta teeb ametit. Nüüd lähme uuele katsele seda paberit. Ja väga hoopis teine tera. Võrreldes sellega, kuidas ta ennem lõikas. Ja nüüd ma saan, näete siin selle lödi paberi sees ka noaga mingil määral nii-öelda manööverdada. Jah, täitsa kenasti. Võt nüüd on see nuga valmis teenistuseks ja väljakutseteks ja tööks köögis. Super. Tomat. Kohe tomat ka proovile. Proovime tomatit ka. Algul noaga ja siis pärast maitseme ise. Jah. No, kuidas nad seal ägedates videodes teevad. Nad vist naelutavad, ma arvan, selle tomati siia kuidagi. Ma tea, proovime niimoodi. Ma vist pean ikka sõrme peale panema. Ei, proovime. Hoiab kinni. No, okei. Lased ainult teral liikuda. Ei, sa viskad noa õhku, et paned noa tera niimoodi alla. Jaa, ei julgegi sügavamalt võtta, aga tundub, et näed, annab päris kenasti niimoodi. Tomatifileed. Jah, tomati söökast fileed teha. Usun küll, et... Jaapanis nad ütleks tomati sashimi. Aha, selge. See kõlas peaaegu samad moodi nagu Suzuki. Jah, peaaegu. Jah. Ma arvan küll, et toimib jah. See läheb koduköögis siis katsetusse kohe. Ja, et siis palun midagi maitsvat teha. Katsume. No vot, sõbrad, nugadest räägitud, teritused tehtud. Kokanuga sai minu arust väga teravaks ja hakkab koduköögis kohe palju kasutust saama, sest et viimased pikki aastaid on ta õnnetult seal sahtlis olnud. Ei ole mina teda teravaks saanud, aga näed, Tõnu tegi kohe natukene maagiat ja toimis. Ja lisaks siis minu pökker sai ka tagasi teravaks ja sellega saab siis nüüd looduses ringi majandada. Nii et minul oli huvitav, õppisin ise natukene midagi juurde. Loodan, et ka teie saite väikse ülevaate sellest mõnusast jutuajamisest, kuidas, miks mingi nuga. Ja ega muud ei olegi. Natukene teritamisest, natukene nugasi. Nõnda ta läks. Nii et mis seal ikka. Kui teil on ka soov näha mingit asja, kuidas mingi asi toimib, mis iganes valdkonnas, siis kindlasti andke teada ka, et kindlasti arvestan teie soovidega ka, katsume mingeid ülevaateid asju anda. Eriti kui saab appi võtta inimesi, kes on selles valdkonnas spetsialistid või omavad rohkem aimu ja saame teieni selle tuua. Võt. Aga olge mõnusad, käige õues, käige looduses, tundke elust rõõmu. Olge mõnusad.